Jou, täna lähme külla Raivo Heinale, tuntud ka kui Eesti Top G. Räägime temaga juttu, räägime rahast ja loomulikult paneme talle puid alla. Lähme vaatame, meil on toole vaja kõigepealt. Lähme poodis. Siin on meie must mees. Tere, Valge. Tere. See on päris uhke riist ju. See on Top G-le kohane. Ja tipptundi depoos. Teeb ka 24-7 tipptund nagu. See on maailma kõige suurem vaat. Näe, Muff jõudis. No hommikust. Soovite intervjuud? Jah. Ei, praegu ei kommenteeri. Kuule, taga lase oma uut singlit siis. Top G-le külla. See on siis mitte maja, vaid helikopteri maja. No tervist, Andreas. Tere, Fredi. Mehel ei ole mitte üks, vaid 2 kopterit. Mis tunne on olla mitte miljardär? Parem kui olla sinusugune vaene rott. Mulle väga meeldis nagu. Väga super, nagu see on see, mis sa hästi tegid, oli täpselt see, et mida mõned inimesed, kellega varem oleme teinud, ei ole julgenud teha, ongi see nagu jõhker minu solvamine, vaata, mis peabki täpselt nii olema. No ole hea. Okay. See on minu pusa. Ja näe, võtta Goodmani pusa ka. Goodmani pusa ka sulle. Okay. See on need samad toolid. Pusad kuluvad alati ära, nii et suured tänud, jah. Kõik saavad tegelikult alguse või väga paljud asjad saavad alguse kodust. Kuidas vanemad sind õpetavad, kuidas sinu elu suhtumist suunatakse, kuidas sind aidatakse edasi ja sinu sõbrad. Et see on vana tõde, et ütle, kes on su sõber ja ma ütlen, kes sa ise oled. Eks. Kui sa käid paadialustega koos, siis sa oled ka paadialune. Kui sa käid huntidega koos, siis sa oled hunt nagu Maugli. Aga kui sa käid tarkade inimestega, kes on omal alal üpriski edukad ja ma ei mõtle mitte rahalist edukust, vaid nad on edukad, nad on targad, siis sa saad samasuguseks. Kui te tahate olla kellegi moodi, kes teile meeldib, siis proovige hoida ennast tema lähedusse, aga ma ei mõtle mitte, et sa lähed talle külje alla ja saame sõbraks. Aga jälgige teda, vaadake, kuidas ta räägib, vaadake, kuidas ta ringi käib, vaadake, mida ta teeb, kuidas ta teeb. Ja te saate sellest kõik nagu väga palju ise kasumaks. Et see vanemate suunamine on väga tähtis, aga kui vanemad suunavad sind vaatama sellist idiootsust, mis telekast tuleb, siis see ei ole hea. Et üldse nagu jõuda kuhugle välja, kuhu te soovite jõuda, te peate lihtsalt kannatama. Aga ükski noor ei suuda seda kannata, väga vähesed suudavad. Kõik ettevõtjad on, nagu ma räägin, kollektiivne Jeesus. Lihtsalt sa pead kannatama. Sa saad mingi raha, sa tahaks minna ja teha. Aga siis on see ükskord tehtud ja rohkem sa ei tee. Seda raha enam ei ole, sa viita poodi. Sa pead seda investeerima, sa pead tegema teda kogu aeg investeerima. Sa pead intressid investeerima. Sa pead tegema seda elu kestvalt aastakümneid, et 40-selt, 45-selt jõuda lõpuks nii kaugele, et ma ei pea hommiku tööle minema. Et see on see kannatuse pool, mis seal on, et sa ei saa kõike seda, mida sa tahad ja noortel inimestel on nagu nii alati kõike seda vaja kohe. Aga see tuleb lihtsalt ajaga kahjuks siis, kui juba aega enam nii palju ei ole, et kui sa oled juba 60-ne, alati on õige investeerima hakata, aga sa ei jõua enam väga kaugele, kuna sa varsti sured lihtsalt ära. Aga jällegi jah, et kui sa oled oma esimese raha teeninud, siis sa pead seda järjekindlalt investeerima ja kui sa saad saate palka oma töö eest, siis te peate jagama ühe osa rahast kõrvale, mis läheb investeeringutesse. Ehk siis alati mõtle, et kui ma saan natukene vähem palka, kas ma jääksin ellu, siis jääksin ikka. Järelikult sa saad selle 200 eurot oma 1500 palgast investeerida ilma probleemid. Jätta mõni emotsiooni vastkassast tegema. Mulle kleidid hästi meeldib. No võt, siis jätta mõni kleidid omale vastu. Oota, ma lähen täitsa sõidule või? Muidugi lähen. Kuulete seda või? Kuidas siis
meeldis Raivo juures? Väga meeldis. Mees on elukogenud, mees on jõukas, mees on vaba ja andis meile väga palju nõu. Mis ta rääkis meile, on ju, et tuleb alt käemakk või see? Ma ei mäleta enam. Miks, Raivo? Miks? Ikkagi normaalselt pinges, ikka junn oli jahe. Sest sellest me jäime hiljaks, oota, las ma mõtlen. Sinu pärast. Mis minu pärast? Ummikud olid. Muidugi ummikud. Ja tehtud ta nüüd sai. Mina arvasin, et Raivo Hein on meil kauge tulevik ja tuleb välja, et ta on tänane päev. Raivo Hein tegelikult on juba minevik, kuna me tegime ära, vaata. Ongi nii, jah? Raivo on väga asjalik vana nagu. Ja mida Andres näiteks ei ole. Ja õppida oli palju, pulli sai ja järgmise korrani. Kõik. Aitab küll.